Paar päeva tagasi kirjutasid inimesed mulle Instagramis selle kohta, et ma võiksin teha väikse nii-öelda video selle kohta, kuidas alustada üldse filmimisega. Ehk siis väike õpetus algajatele, kes hakkavad või tahavad hakata filmimisega tegelema. Minul on 3 sellist põhiasja, mis filmimisel väga oluline on basic kaamera seaded, on valgus ja väga olulisel kohal on kaamera heli. Valgus on nüüd üles sätitud, et usun, et saate isegi aru, et natuke võib-olla parem kui see esimene tutvustav pool valgusest. See video ei ole kindlasti mõeldud professionaalidele, see on mõeldud inimesele, kes pole enda kaameraga kunagi varem videot teinud ja tõesti käin üle väga basic seaded, mida üldse inimene peaks enne tegema, kui ta filmima läheb. Mis siis esimeseks teha, kõige lihtsam variant on see, et tutvu enda kaamera manuaaliga, leia üles koht, kus sa saad keerata kaamera filmimise peale. Enne filmima asumist tasuks kindlasti kaameras üle käia mõned seaded. Üle käia või vaadata või kontrollida, kuna eriti veel siis, kui inimene ei ole kunagi enda kaamerat filmimise jaoks seadistanud. Siis soovitaksin leida näiteks, võtan Nikoni, siis Nikoni puhul on siin olemas selline koht tavaliselt, eraldi videomenüü on selle jaoks olemas, kust neid asju leida. Siis Nikonil on näiteks olemas koht, movie type võiks olla tavaliselt alati MOV, mitte MP4. Frame size, frame rate on siis see asi, mida ma soovitaksin alguses enda kaamera puhul kindlasti üle vaadata. Sest ma ütlen seda, et kui sa lähed metsa ja hakkad nii-öelda õppima filmimist, siis ma väga ei soovita sul kohe 4K-s filmida. Et sul saab kaart kiiresti täis ja hiljem sa selle, nõrga arvutiga sa selle klipiga midagi pärast enam teha ei saa, sest see on nii mahukas ja raske nii-öelda arvutil renderdada. Järgmiseks, kui sul on valitud nüüd see 1920x1080 25p, järgmiseks siis on selline kuldne reegel, et kui sa valid säriaega, siis säriaeg on 2 korda FPS. Ehk siis sa valisid 25 frames per second, siis sa peaksid säriajaks valima 50. Ehk siis panedki enda kaamera pealt säriajaks 50. Üks väike näide veel selle kohta, et kui sa lähed nüüd õue näiteks ja sa ei pane säri 50, vaid sa paned näiteks, tahad filmida 1.4 ava ja ISO 100-ga ja keerad endal nii-öelda säri siis, ma ei tea, 1000, 2000, 3000, et saame selle koha pealt väikse näite teha, et see on nüüd filmitud 50-ga, ehk siis 25 FPS ja säri 50. Vaadake seda käe liikumist, eks 2 kätt siia. Teen nüüd täpselt samasuguse näite sellega, et säri on 2000, et mis selle käega siis juhtub seal, et saate ise vaadata, mis vahe on. Et muidugi ma keerasin ISO peale ja valgus kõvasti peale, sest muidu oleks see pilt väga pime, aga selline efekt sul võib pärast õues jääda, ehk siis pilt on ülimalt närviline, seal ei ole midagi filmilikku, kõik on hästi liikuv ja hektiline, et soovitan kindlasti jälgida seda 25 ja 50 reeglit. Säriaeg on 50 paigas, nüüd järgmine asi on siis valida ava. Ehk siis F-number, aperture on siis nii-öelda see asi, mida inimesed tihtilugu hakkavad otsima, et kuidas see tähistatud kaameral on. Tihtilugu ongi see F-numbriga tähistatud su screen'i või dial'i või erinevate kohtade peal. F on siis nii-öelda sügavus, fookuskaugus, et vastavalt sinu enda objektiivile võib ta olla seal 1.2, 1.4, 1.8, 2.8. Ava koha pealt ma väga süvitsi ei tahaks minna, sest järgmine asi, mida ma enda kaamera puhul valiksin, kui ma hakkan filmima, on siis ISO. Et ütleme nii, et ISO võib minna väga kõrgele. Mida ISO tähendab tegelikult, eks ju, see tähendab seda, et mingist hetkest alates tekib filmi nii-öelda sisse müra, samamoodi nagu pildiga. Et mina üldjuhul ISO-ga üle 1600 isegi uute kaameratega minna ei taha, sest see pilt pärast on pisut mürane. Ütleme, kui ma oleksin õues, siis ma valiksin ISO numbriks 100, kui nüüd kaamera seda väiksemaks ei võimalda panna. Et ütleme, alustaks ISO 100, säri 50, nüüd on kohe, tuleb suur probleem juurde. Kui sa lähed õue ja paned näiteks, antud hetkel on mul 35 1.4 siin ees, ava 1.4 siis F-number. Ma lähen õue, ma panen säri 50
väga hea, panen ISO 100, panen ütleme siis ava numbri 1.4, mul on see pilt täiesti valge. See on kindel, et see on täiesti valge. Mis siis on probleemiks? On probleemiks see, et 50 säriajaga ja 1.4 nii-öelda avaga on see pilt overexposed ehk siis läbi põlenud. Ja kuidas me seda saame nagu taastada või nii-öelda heaks muuta, ongi see, et me hakkame ava siis keerama. Ja ütleme, ma ei tea, õues filmides, see on kuidas kunagi, et kui on pilvine ilm, siis ma ei tea, seal 5, 6, 8, 10, ta võib minna kuni 16-ni, 20, 22-ni, aga mida see tähendab, kui avanumber nüüd läheb nii suureks? Probleem on selles, et ei ole enam sügavus, nii-öelda ei teki enam pilti sügavust. Kõik on nii-öelda suhteliselt flat, tekib tunne nagu oleks filmitud nii-öelda telefoniga, sellepärast et kaamera juba nii-öelda teravustab ka sinu taga olevaid asju, ehk siis pilt muutub väga flatiks. Et tahta filmilikku lukki, siis soovitaksin kasutada sellist asja nagu erinevad filtrid. On siis polariseeriv ja nii-öelda ta on siis näiteks selline filter, mis siis on ND-ks nimetatakse. Selle keerad siia niimoodi optika ette ja siis on sul võimalik nii-öelda tegelikku ilma tumendada, et kui sul päike paistab, siis paned näiteks, ongi 50 säri siis, ava 2.8, vaatad, mega valge, et nii ei saa filmida, siis tegelikult pead lihtsalt seda nii-öelda filtrit keerama ja sa saad 2.8-ga näiteks ideaalselt filmida ja see pilt on kindlasti lahedam, kui teha seda ilma filtrita ja kasutades ava 8 või 10 või suurem. Kindlasti on kaamerad väga erinevad selles mõttes, et mina kasutan filmimiseks igapäevaselt Fuji kaamerat, sest siin on kaamera sees on IBIS olemas, see tähendab siis in-body stabilization, mida see täpsemalt tähendab veel eesti keeles ja lihtsale inimesele, siis tähendab seda, et ma saan käest väga vabalt filmida ja pilt on nii-öelda stabiliseeritud ja ei värise. Et ma võin vabalt 100 või 200 optikaga käest filmida ja pilt on suhteliselt stabiilne. Kui võtame siia kõrvale näiteks Nikoni, siis Nikoni puhul siin ei ole keresisest stabilisaatorit. Sellega käest filmida, ma ütlen, ütleme kitsama optika 35 on suhteliselt keeruline, et iga käe liigutus jääb sinna pilti näha. Et muidugi algajatel oleks kindlasti IBISega kaamera, stabilisaatoriga kaamera hoopis lihtsam alustamiseks. Mida ma alguses soovitan teha on see, et kui teil nüüd IBISt näiteks kaameril ei ole, siis pange see strap endale ümber kaela. Mitte nüüd nii pikalt, eks ju, aga piltlikult öeldes, kui sul on strap ümber kaela ja sa hoiad selle kaamera niimoodi käega siia ette, siis sa saad väga hästi selliseid aeglaseid, mõnusaid liikumisi teha ja kaamera üldse ei värise. Et kui sa seda peaksid käest tegema, siis see värin tuleb kindlasti kohe sisse. Et väiksed sellised tips and tricks. Kindlasti sellise optikaga, mille sees on juba stabilisaator olemas, on sul alguses väga mugav filmimist harjutada. Sest ütleme nii, et väga paljudel kaameratel ei ole kaamera sisest stabilisaatorit. Muidugi võib ka sellise stabilisaatoriga videot teha, aga kui sa juba sellist stabilisaatorit vajad, siis ilmselgelt sa ei ole selles videomaailmas algaja. Aga rääkides edasi, mida veel vaja, lisaks kõigile sellele, mikrofon, soovitaksin omada normaalset mikrofoni. See on siis mikrofon, mis läheb kaamera peale ja sobib täiesti sellistele üritustele, ma ei tea, sünnipäevad, mingisugused suvepäevad, ma ei tea, kas ise vlogging stiilis mikrofoni saad sellist rode näiteks pealemist mikrofoni kasutada, et siis sa saad ise siia rääkida. Tegemist on siis suun mikrofoniga, mis võtab rohkem juttu, mis tuleb siit eest ja ümbert, mitte pigem kaamera tagant. Minu lemmik on muidugi lavalier mikrofon ehk siis rinnamikrofon, mis mul hetkel küljes on ja mis hetke heli võtab.
mis veel mulle meeldib, kui nüüd näiteks fokusseerimisest rääkida, siis mul on siin niisugune monitor ka, mille taha siis käib Sony aku, et vähemalt kutsuvad Sony akuks seda. Siis tegelikult sa võid oma kaameraseti päris niisugused kobakaks ja suureks keerata ja ehitada, et kui sa siia paned nüüd monitori külge, siia sa võid veel panna mikrofoni külge, eks ju, siia alla veel talla, siis lõppkokkuvõtteks on see kaamerasett nagu mega suur. Laps karjub all, tahab süüa. Aga ma ei soovita alguses algajatele mingisuguseid selliseid lisavidinaid enda kaamera juurde osta, et ma ei näe sellel mingit mõtet, et soovitatav on kasutada alguses võib-olla automaatfookust, ehk siis seda, et kaamera ise fokusseerib seda kohta, kuhu sa kaamerat keerad. On olemas ka nii-öelda manual fookus, see tähendab siis seda, et sa pead manuaalselt fokusseerima. Mulle väga meeldib teha manuaalse fookusega, et sa saad ise valida seda fokusseerimiskiirust ja eriti kui sa lähed kuhugi metsa, siis sul ei ole kiire, sa võid alati enda jaoks mingisuguseid klippe nii-öelda aretada, proovida mingisuguseid kaamera liikumisi ja fokusseerimist, et muidugi iga kaamera on pisut erinev, et seda ei saa ühtselt võtta, et ühel kaameral on üks fookus nagu meeletult parem kui teisel, sest paratamatult kahjuks nii on, et mõne näotuvastusprogramm pigem mitte kunagi kasutada, aga näiteks võtame Sony, siis Sonyl on näotuvastusprogramm nagu ideaalne, et paned selle peale ja näitad inimese poole ja tunnetab näo ära ja võtab kohe fookuse. Rääkides veel ütleme valgusest, siis valgustuse jaoks on olemas erinevaid suuri valgusid, nagu mul siin üleval on. Väiksed sellised, on olemas igasugused huvitavad keele, mis muudavad nii-öelda valguse teist värvi. Mul siia taha pandud selline sinine, et natukene sellist atmosfääri luua ja mis mul siin veel on näidatud, et kui tahate mingisugust intervjuud või asja teha, siis näiteks selline aperture väike LED valgus on ka päris mugav. Muidugi see on mega tugev praegu, aga selle saab ilusti rahult maha keerata. Ja siin saab ka värvitemperatuuri vahetada, et need on sellised asjad, mida alguses kindlasti vaja ei ole, aga mingil hetkel on nagu nice to have, et jah, see läheb päris nagu eledaks. Et sellega saad igasugust nagu intervjuud isegi teha ja ütleme lisavalgust lisada. Et neid asju lõppkokkuvõttes on sul nagu meeletult palju, aga mida nagu vaja on, võikski olla tegelikult elementaarsed asjad, et ja muidugi harjutamine on video puhul väga oluline, et saada aru sellest, mis objektiiv, kuidas filmib, kuidas sinu enda kaamera filmib, kuidas sa ise kaamerat nii-öelda liigutad. Tulevikus kindlasti tahaks natuke täpsemini puudutada näiteks ainuüksi valgustamist, ainuüksi heli salvestamist, kaamera liikumisi, kõiki selliseid spetsiifilisemaid asju, et muud ma ei oska kellelegi soovida, kui minge õue, filmige ja muidugi pange midagi ägedat kokku ja saatke mulle. Ehk siis lühidalt, kuidas filmida, pane kaamera filmimise moodi peale, leia õige frame rate, soovitasin siis valida 25 FPS või 25p-d, 1920 korda 1080, säri 50 ja vastavalt siis valgusele, mis sul siis toas või õues on, vastavalt sellele siis sättida ISO ja ava ja palun, shoot'i, et midagi keerulisemat seal ei ole.